Mul tuli tahtmine teha Eestile sünnipäevaks kingitust ja mida ikka üks laulja oskab teha kui laulu. Niisiis võtsime Margus Ermastiga teha ja valmiski selline laul Paista, paista päevakene. Loodan, et te naudite seda ja et see tooks päikese välja. Mina hakkan laulama ja luulema ja tantsima ja mängima ja minul siid on seljas, minul hõbe hõlmas. Paista, paista päevakene. See on Prantsusmaal resideeruva eestlanna Triin Lellepi laul vabariigi aastapäevaks. Vastus on keele, altsamine hallikasse, pealt saab lohe pilvedesse. Prantsusmaal tegutsev Triin Lellep sai aga Eestis tuntuks juba mullu ja pahameele tormi ning hämmelduse põhjustamisega. Estonia ja Vanemuise ooperilauljad said pahaseks, sest meelelahutusmeedias esines Triin Lellep kui ooperitäht ja primadonna. Head konkurendid aga väitsid, et Lellep on ooperilavadel olnud vaid 2 korda ega ole seega mingi staar. Lellep kiitis aga vastu, et mõistab teiste ooperilauljate pahameelt, kuid ei kahetse midagi. Lellep naases mullu oktoobris Pariisist kodumaale, et anda oma lemmikhelilooajale Andrew Lloyd Webberile pühendatud tuuri raames 6 kontserti. Ettevõtmist saatis selline edu, et detsembris oli välja kuulutatud 2 lisakontserti. Ja mul on tegelikult väga suurepärane kodu, sellepärast minu aknast paistab midagi vapustavat. Tule vaata. See on väga erakordne vaade. Vahepeal ma vaatan seda tunde ja tunde. Mul on väga eriline korter. Lisaks sellele ilusale Eiffeli torni vaatele on mul ka oma aed. Et Pariisis eriti, kui on selline hästi palju lärm ja hästi palju autosid, siis selline oma aed on väga suur pluss. Ma olen laulmist õppinud Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis. Seal ma lõpetasin klassikalise laulmise eriala. Pärast seda ma läksin Helsingisse. Õppisin Helsingi konservatooriumis ja lõpetasin seal ka klassikalise laulu eriala. Ja minu kooliharidusest pärast seda ma läksin veel Pariisi ülikooli. Ma ei ole sellest väga palju rääkinud, sellepärast, et mul ei ole diplomit ette näidata. Et Pariisi 8. ülikool ja ma olen seal 3 aastat õppinud. Ja see on väga tore kogemus muidugi olnud mulle. Mida ütleb Triin Lellep vastuseks neile headele kolleegidele Eestis, kes tema võimekuses akadeemilisel tasemel laulda ja esineda jätkuvalt kahtlevad? Nad peavad Triin Lellepit eneseupitajaks, kes ennast rohkem turundab, kui laulda oskab. Ma olen väga rõõmus, sellepärast, et tegelikult kogu see, ütleme niimoodi, poleemika ongi ju tegelikult läinud lahti sellest, et klassikalised muusikud võib-olla ei ole nii presenteeritud ja nii palju meedias, kui nad võiksid olla. Ja kui me nagu kõik õppisime sellest, et see on võimalik, et me ei pea jääma teatritesse, kontserdimajadesse, et me võime minna meediasse, olla televisioonis, siis see oli väga tore olla ajakirjanduses, see on ju super, see on kõik meedia. Ja ma arvan, et me kõik õppisime sellest. Nii et oma kallitele kolleegidele ja kõigile teistele muusikutele Pariisist südame täis teile armastust ja rõõmu ja kohtumiseni Eestis! Kuidas üks südi noor naine Prantsusmaal ennast ära elatab? On tal ehk mees või elukaaslane, kes annab elamisraha ja Triin käib niisama, nagu ilus lilleke enda rõõmuks vahel esinemas? Triin kinnitas, et ei. Elukaaslast tal ei ole ja hakkama peab saama täitsa ise ja üksi. Huvitav, aga kes siis teda praegu telefoniga filmib? Triin ütleb, et üks sõbranna. Prantsuse riik on kehtestanud esinemistasud muusikutele.
et kui sa oled eraettevõte ja tahad tellida endale muusikut, siis see on 100 eurot kontserdi eest. Kui sa oled siis riiklik sektor, siis see on 150 ja see on brutos, et sealt läheb veel 20% maha. Ja need on siis selline baas miinimumpalk, mida saavad siis üldiselt orkestrandid ja koorilauljad. Kui siis olla solist, siis nagu see saab 2- või 3-kordseks või olenevalt, kuidas need läbirääkimised õnnestuvad. Ja kui arvestada neid hindu ja Pariisi üüre, Pariis on väga kallis. Et mina näiteks mu korter on kusagil 40 ruutmeetri juurde jääb ja see hind on 1000 euro piires, et ikkagi päris kallis. Et seda ära maksta, näiteks mina pean reaalselt tegema, ma arvutan lahti, siis nädalas vähemalt 1 kontserdi. Aga muusikutel ei ole peaaegu kunagi nii, et on iga nädal täpselt, iga laupäev on kontsert. Nii oleks päris tore, aga nii päris ei ole. Et on mõned nädalad, kus on näiteks iga päev kontsert ja mõni nädal ei ole mitte ühtegi kontserti. Aga enam-vähem niimoodi keskmiselt ma olen arvutanud, et omadega välja tulla, peab mul vähemalt iga nädal 1 kontsert olema. All my love, I'll give you all my love. All my joy, I'll give you all my joy. Kui inimene laulab ja teised tulevad seda vaatama, kuulama, pole see karistatav. Kui inimene tahab näida säravana, pole ka see karistatav. See on turundamine. Artistide jaoks on see hädavajalik elunõue. Teate ju küll, viimases hädas istub artist CD-plaat vaata et hammaste vahel teatud telestuudio diivanil ja kiidab, et ostke mind. Tõsi, äärmuslikes vormides võibki see olla haip ehk tühi kiitmine või enese upitamine. Lõpuks aga laulab ju igaüks nii, nagu nokk seatud on. Ja kui inimesed on tõesti nõus selle eest raha maksma ja tulevad seda vaatama, on ju kõik veel hästi. Pole vahet, kas makstakse laulmise või hoopis millegi eest, mille pärast artist rahvale korda läheb. Ma ei ole mitte mingil juhul Eesti publikut ära unustanud ja tulen sellel aastal kindlasti paari tuuriga veel Eesti kodupublikule külla. Aga praegusel hetkel jäägu see saladuseks, kus täpsemalt. Aga nii palju ma võin lubada, et kohtumiseni!